Kui me tavaliselt ostame peegelkaamera komplektobjektiiviga, milleks reeglina on 18–55 mm, siis tegelikult on võimalus osta juba komplekteeritult parema objektiiviga kaamera pluss näiteks Tamroni 16–300 mm objektiiv, mis on juba komplekti pandud. Miks see 16-300 on parem? Mis sellega saab rohkem teha? Sellest me kohe räägimegi. Esiteks on kohe kõige tähtsam vahe on zoom. Ehk siis 18–55 mm komplektobjektiiviga me saame zoomida kuni 55 mm. Ja ongi kõik. Nüüd 16–300 mm objektiiviga me saame zoomida kuni 300 mm. Mida see reaalsuses tähendab? Reaalsuses tähendab seda, et me saame selle kuni 300 mm objektiiviga pildistada kaugemal olevaid asju. Ja nüüd me olemegi teinud 2 pilti. Vasakpoolse pildi tegime 55 mm objektiiviga, 55 mm juures, ja parempoolse tegime 300 mm juures. Ja me näeme kohe piltlikult väga suurt vahet, kui kauged asju me saame tegelikult pildistada 300 mm peal. Teiseks oluliseks eeliseks Tamron 16-300 on lainurk, ehk siis 16 mm on laiem kui 18 mm. Kuigi see vahe on ainult 2 mm, siis visuaalselt on see vahe nähtav. Kui me teeme kõigepealt ühe pildi siin 18 mm peal, siis me näeme, et ülikoolijoone ei ole meile peale mahtunud. Teeme täpselt samast kohast 16 mm kaup ja me näeme, et terve ülikoolijoone on ilusti peale mahtunud. Kui me need 2 pilti kõrvuti paneme, siis me näeme, et see 2 mm on tegelikult päris suur vahe. Kolmandaks eeliseks, mis Tamroni 16-300 objektiivil on see, et tal on stabilisaator. Meil ongi juba natukene hämaraks tõmmanud ja tegin sellest samast tänavast siin pildi komplektobjektiiviga, mis on ilma stabilisaatorita. Ja pildi pealt on näha, et see pilt on natuke udune, kuna säriaeg on juba 0,3 sekundit, on päris pikaks läinud. Ja järgmiseks tegin objektiiviga 16-300 tegin pildi, lülitasin sisse stabilisaatori ja täpselt samade säriparameetritega on pilt ilusti terav ja selge. Need olid 3 kõige suuremat erinevust, mis eristavad Tamroni 16-300 mm ja komplektobjektiiv 18-55 mm. Peale selle muidugi väikseid erinevusi veel. Üheks oluliseks eeliseks sealjuures on see, et Tamroni 16-300 on ilmastikukindel. See tähendab seda, et siin on näiteks juba kummitihend, eks ole, ka objektiivi sees on tihendid, mis tähendab seda, et sellega saab ka vihmaga pildistada, ei kardeta vihma ega tolmu. Ja kui me vaatame siia kõrvale, eks ole, tavalist 18-55 komplektobjektiivi, siis siin ei ole mingid tihendeid, ja selle on ka veel bajonett plastikust. Edasi on teravustamise rõngas ja mõnus lihtne sujuva käiguga, samas kui siin komplektobjektiivil on selline lühikese käiguga suhteliselt ja siuke natuke ebamäärane ja siuke ligadi-logadi. Peale selle on teravustamismootor siin Tamronil objektiivi sees, ehk siis ta on vaikne ja ta on kiirem ja ta on hästi sujuv ja mõnus, erinevalt siis komplektobjektiivist, mis suriseb, kui teravustada. Ja loomulikult ka varjuk. Siin on komplektis varjuk ja komplektobjektiivil tihtipeale ei ole. Ja siis kaitseb siis objektiivi moonutustest, mis tekivad külgvalguse puhul. Ja üks oluline asi veel, et siin esilääts selle komplektobjektiivil käib ringi, mis tähendab, et me ei saa kasutada näiteks ringpolarisatsioonifiltrit. Erinevalt siis Tamronist, millel esilääts teravustades on paigal. Need on siis kõigest mõned eelised, mis on Tamroni 16-300 mm objektiivil võrreldes tavalise 18-55 mm komplektobjektiiviga. Oluline eelis on ka see, et sellised komplektid on valmis. Ehk siis milleks võtta alguses kohe endale odav nõrk objektiiv, kui meil on võimalus valida mugavalt komplekt, kus on juba see Tamroni 16-300 mm objektiiv ja meil on kohe võimalusi oluliselt rohkem.